Tere, mu siinsed lõvid või inimesed, kes on lõvide mõjutustega sünnikaardis või kelle lähedane on lõvi. Tere, tere, tere. See on minu kõige esimesem 2026 aasta ülevaade sulle. See on ka väike vihje teistele, kuidas hakkab olema aasta lõpuni. Ma teen selle esimese, sest lõvi andis ennast eile mulle märku. Lõvikaart andis endast märku kõigis 12 päikesemärgis. Tema juba tahtis ennast näidata. Ja ma võtsin seda kui märki. Kuid alates oktoobrist hakkan ma siis regulaarselt igale päikesemärgile eraldi tegema sellist ülevaadet, nagu kuidas siis 2026 aasta kulgeb 12 kuu raames, kuidas on tema suhted teiste päikesemärkidega ja igas eluvaldkonnas vaatame ka lahti, ehk siis 12 maja. Et teen sellise väga dünaamilise, kompaktse, innovaatilise ülevaate teile. Ja tegelikult ma tahaks veel lisaks sinna juurde panna kiire märksõnadega ülevaate järgneva, kuna algab 2026 aasta on selline number 1, siis ma tooksin ka näite selle kohta väikse vihje, milline saab olema siis umbkaudu üldülevaade. See võib muutuda, kuid mida praegu tähed näitavad, milline saab olema sinu järgnevad 12 aastat. Ja lõppu panen ühe rosina, ehk iga kord, kui ma alustan ühe päikesemärgi pühendunud edastusega sulle, siis ma kuulan oma sellest Spotify'st, Shuffle Play, minu liked songs on ju, minu playlistis panen Shuffle Play enne lugemist käima. Ja Shuffle Play tähendab siis seda, et see on miksitud, see ei ole mingis järjekorras, see on kogu aeg värskelt uuenev. Ja see ei ole juhuslik, mis laul mul pooleli jäi või mis muusikapala mul pooleli jäi või mis algab. Ehk siis igat lugemist ma panen selle käima, vaatan, mis laulu soovitus minult sulle ka võib-olla algavaks aastaks on. Et kui see sind kõnetab, tore, seal võib olla veel lisavihjeid või kinnitusi ka. Näiteks lõvile tuli Naturaleza Mose Edit. Naturaleza. Et midagi naturaalset. Ja miks ma lõvi välja võtsin on sellepärast, see on väga hea laul muide. Väga hea, maandav. Ja miks ma lõvi välja võtsin kohe esimesena, et teha selline nii-öelda näidis teile ka ühtlasi, mis teid ees hakkab ootama oktoobris kuni aasta lõpuni, sest ma teen seda teistmoodi, kui kunagi varem on keegi teinud või mina olen teinud või keegi teine. Ja muide, täna panin üles ka rohelise taimetee või taimeteede video nipi ja mine vaata, ma lisan ka selle lingi siia ja ma joon seda hetkel. See on väga hea. See on väga hea, üks mu lemmikuid. Nii, ja miks ma valisin lõvi on sellepärast, et kui ma hakkasin neid kaarte vaatama, 12 päikesemärgi kaarte, lugesin üle, võtsin pakist välja need, lugesin üle 11, et lõvi oli kuskile kadunud. Ta oli nii-öelda läinud kuhugi alla. Ja ma leidsin selle lõpuks ja siis ta oli ainukesena eraldatud teistest. Et lõvi on tegelikult ekstravert, see on sinu kaart, see ongi kaart, millest ma rääksin. On ekstravert, kuid algaval aastal ta võib olla natuke rohkem tagaplaani, võtta rohkem endal aega endaga olemiseks. Kas siis täielikult või rohkem kui kunagi varem. Mingi selline dünaamika siin on. Ja kui ma vaatan seda lugu, mis täna randomly, juhuslikult tuli Naturaleza, see on ka selline
aeglusta, kuku loomulikkusesse, loodusesse, maandusesse. Ja ma näen, et sa ehitad ennast millekski ülesse 2026 aastal. Ma ei ütleks, et sa oled nii aktiivne kui varem. Pigem sa lähed enda urgu või koopasse rohkem või siis täielikult, ei tea, kuidas sa ise tunned. Vaatame, mis kaardid ka näitavad, aga kas osaliselt või nii, aga see nagu tavaliselt sa oled kogu aeg olnud nagu pildis. Vaatame siis lähemalt. Nii, kõigepealt vaatame siis 12 kuud ja aeg on siin. Vaatame nende kaartidega. Ma kasutan neid kaarte ja võib-olla lisaks sellepärast, et neil on väga head märksõnad ja nad on põhjalikud, dünaamilised ja nii edasi. Küll aga ma võib-olla mõnes kohas kasutan ka oma kaarte, kui ma vajan täpsustust. Nii, aga lõvidele 12 kuud ma olengi siia pannud välja lõvide kaardi ja 12 numbrit ja ma hakkangi siis nii lõvidele kui kõikidele järgnevatele päikesemärkidele võtma 12 tahust seda aastat lahti, algavat aastat lahti. Ma teen seda täiesti teistmoodi. Nii, lõvidele siis jaanuar. Ja lõvid mulle tundub, et isegi õpivad midagi. Jaanuaris tuleb see eriti esile. Kas nad siis õpivad enese arengu mõttes iseenda sees või nad lähevad kuhugi kooli? Nad tahavad õppida midagi juurde või täiendada või otsivad mingeid vastuseid. See väga läheb kokku selle, mis ma varem rääkisin. Otsivad informatsiooni, raamatukogud, kirjutamine ja võib ka olla, et nad kirjutavad midagi või loevad midagi sellega seoses. See läheb väga kokku, ehk neil on mingi selline foon, aeg on selleks. Ja nad nagu ma enne ütlesin, nad ehitavad ennast millekski ülesse. Nii, jaanuar-veebruar. Lõvid on tuleelementeks. Aga siin näitab ka, et neil on hästi suur mõttetöö. Nad on kuidagi nagu emotsioonidest ennast kõrvale pannud. Nad on rohkem mentaalsuses, ehk nad loovad midagi, nad on strateegilised, nad on taibukad, nutikad, väga loovad, midagi nad siin ehitavad. Ratsionaalsed, elegantsed, intellektuaalsed, nad on sellises vaibis. Märtsis on oodata mingit armastust või romantikat. Ja nad on väga kõrges emotsionaalses intelligentsuse energias märtsis. Midagi neist tärkab, mingid anded, sõprused, kirg, õrnused. Armastus on, jah, täitsa armastuse energiad on. Ja läbi suhtluse. Ja ma näen, et ta küll suhtleb, kuid ta suhtleb hästi piiratult ja ta midagi nagu välja ei anna. Ta on nagu strateegiline. Küll aga kui keegi on tema jaoks usaldusväärt, ma niisugune tunne, et ta valib oma seltskonda rohkem kui kunagi varem ka. Et ta armastab ennast läbi selle. Et kui keegi võidab tema usalduse, siis ta avab ennast päris palju. Aprill. Aprillis on tal mingid valikud. Teelahkmed, risttee, mitmeid valikud on, jah, ma ei teagi siis, ma vaatan enda kaardiga, mis alal valikud, armastus ja küllus. Ja aprillis kevade paiku tundub, et on lõvidel siis midagi
suhete vallas ta on valmis, ma näen, et siin on pigem püsisuht, ta on huvitatud püsisuhtest ja siin on mingi muutus. Tal on võimalused, tal on vaba valik ja ta on nagu selle ees. Ja ma näen, et siin oleks nagu must ja valge hobune, mille vahel ta valib, aga ta ei tohiks ennast ära kaotada. See naturaleesa aitab temas integreerida autentselt mõlemad osapooled, eelkõige temas endas, et edasi liikuda. Mai. Maikuus on tal mingi blinders, mingi segadus, tunnel, visioon, ta ei näe laia pilti. Ma näen, et see võib olla seotud sellega, et tõepoolest ta ei ole integreerinud oma valgused ja varjud. See võib olla sellest. Aga nüüd ongi see punkt, kus sa saad selle, siin tuli vihje teejuhilt, sinu teejuhilt läbi minu, et miks see maikuus, kui sa aprillikuus ei tee mingit sisetööd suuremat, sa otsid, sa loed, sa teed midagi. See on hea, see aitab sul, sest sa oled muidu maikuus kaktus, kui sa ei saa aru, milles on asi, mis sind takistab, et sa näed ühte viisi. Võta varasematest kogemustest mingid õppetunnid ja vabasta need. Tasakaalusta. Naturaleesas on nii tasakaalustav see. Juuni. Juunis, vaat kui huvitavad energiad on lõvil. Ja lõvi on spirituaalses ärkamises 2026 aastal. Ja kui kevadel on sul mingi selline, sa arvad, et ärkamine juba, siis suvel sul toimub maksimaalne spirituaalne ärkamine. See oli vaid eeltöö, äratus millekski. Ja see, kui sa tunned ennast kaktusena või tunnel vision, see kõik on selleks, et midagi vajab vabastamist. Dark to light. Mingi vari, ma just ennem ütlesin, aprillikuus on sul mingi turning point, midagi juhtub aprillikuus, kus sul on valikud, aga see valikute tegemine hoopis toob sind iseenda sisse. Tasakaalustusse. Naturaleesa, kuula seda lugu. Mose Edith Naturaleesa, see tasakaalustab sind, aitab sind sellel teel, see maandab sind, toob sind iseendasse. Siis ka väline peegeldab sulle. Spirituaalne ärkamine algab kevade lõpuga, suve algusega kindlasti ja see ei ole sulle hukatuseks, see on väga sinule oluline pöördepunkt ja see ehitab sind üles 2027 aastaks. Juulis sa tunned ennast väga elavana. Sa tahad rohkem rääkida seda, mida sa oled kogenud. Juulis on sul juba mida jagada. Mikrofon tuleb, et sa võib-olla oled kuskil. Kas sa suhtled teistega või sa esined? Public speaking tuleb, speak truth. Suhtlus sotsiaalmeedias sa võib-olla avad või jagad midagi rohkem. Speaking up. Ja, sa pöörad oma kogemused, see learning ja kõik see on väga tähtis, et sa endasse tuled. August. Sa muutud väga õiglaseks, teadlikuks. Sa hakkad ennast kehtestama rohkem, ma isegi ütlesin, kui varem sa oled olnud selline natukene ohvrimeelsuses või kaktuses niimoodi mõlemas pendeldanud, siis siin sa muutud rohkem teadlikumaks teises poole aastas. Ja tuleb ka
jällegi tõde ja õiglus, tõde ja õigus. Isegi võib tulla mingi kas kohtuga või õigusteadusega ja hear me out. Sa tahad, et sinu versioon või visioon oleks kuuldud. Sa hakkad jagama midagi. Sa oled enesekindlamaks muutunud, teadlikumaks muutunud ja sa tahad midagi jagada. Sa oled midagi integreerinud ja seega sa saad selle pähkli läbi. Nii, august-september. Septembris on sul samuti uued valikud, mingi vaba tahe, vaba valik, palju valikuid. See, et sa ennast avad, see loob sulle väga palju sarnase mõtteviisiga või sarnaste kogemustega inimesi. Mingid alternatiivteadus, sa oled paindlikum, sul tekivad võimalused, sa naudid elu, sa võtad kergemalt. Läbi selle, et sa suhtled, räägid, jagad. Oktoober. Oktoobris. Oh my god, lõvid. Teil on niisugune Ameerika mäed see aasta, mis tuleb. Aga see on seda asja väärt. Vaata, mis tuleb oktoobris. Lõpuks, pärast kõike seda kadalippu, tuleb tingimusteta armastus, romantika. Tähendab, romantikat tuleb teil väga palju, aga tuleb ka enda kehtestamist ja sisetööd. Romantikat tuleb mitmes kohas välja. Ja te huvitute õrnusest. Kui lõvi näitab ennast sellise nagu hästi suure ja vägevana, siis tegelikult 2026 aastal tahab õrnust, tasakaalu, maandust, mitmes kohas tuleb see välja. Tahab best friends, tahab selliseid usaldusväärseid inimesi, kes oskavad teda kohelda vastavalt, tema vajaduste põhiselt. Et tundub, et ta on läbi mingi ebaõiglaste kogemuste saanud rohkem sotti sellest, mida tema vajab. Ja rohkem sotti sellest, kes tema on ja teinud mingit tasakaalu seda. Appreciation on siin, et sa oled õigel teel, sest ma näen, et sa kogud enda ümber inimesed, kes oskavad sind hinnata ja kellega sul on ebamaine connection. Kes on pühendunud, kes on hingesugulased, sa oled õigel teel. See tähendab, see peegeldab ka seda, et sa oled enda sees midagi õieti loksutanud paika ka. Nii, ja november. Novembris on lausa mingi tähistamine. Tähistamine, peod, kas sul on mingi suur sündmus tulemas, siin ongi sõprade ja perekonnaga. Siin võib olla isegi mingi kas aastapäeva, mitte sünnipäeva, lõvidel ei ole, aga aastapäeva või mingi, isegi siin on öeldud, et mingi mõnedel võib olla pulmad või kellegi või millegi tähistamine. Võib ka olla suuremate ja väiksemate võitude tähistamine. Aga ma näen siin šampost ja ma näen siin 2 klaasi ja ma näen siin kooki ja lilli, et romantikat ikkagi ma näen, et on lõvidel sellel aastal. Küll aga, ma isegi ütle, keskmisest rohkem tuleb see esile. Ja aasta lõpp, detsember. Ma ei saagi nüüd sellest aru. Detsembris sa muutud natuke nostalgiliseks, on küll olnud sul pidustusi, võite, sul on väga suured võidud tulemas. Iseenda sees ja endast väljas, kuid aasta lõpp sa muutud natuke nostalgiliseks ja sul on vaja mingist asjast lahti lasta, kustutan, blokeerin, lahkun, ignoreerin, katkestan. Mul on tunne, et sul on nagu mingi karmasidemega sa oled püüdnud seda nagu lahti arutada iseenda sees ja enda väljast
ja loonud uue keskkonna, kuid see on järjepidev töö, tahavad kaardid öelda, see on järjepidev töö. Midagi sa ei taha näha, mingit uut 2027 aasta alguses sul on võimalik alustada uuel lehelt, aga ma ei tea, kas sa ei julge millegiga uuega alustada või sul on fear-based thinking, et sinus on väga suur potentsiaal, kogemused, tarkused, sisetöö, su sisemine laps vist arvab, et ta ei ole valmis või et julgusta teda. Sa kardad kriitikat või midagi, aga kustutan, blokeerin, lahkun, ignoreerin. Lihtsalt vali oma seltskonda ja kõik on hästi. Nii.